Soome vabatahtlikude Eesti sõjaretke 20. aastapäeva pidustustele, mis toimusid Helsingis, sõitis Eestist eridelegatsioon eesotsas sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoneriga. Näeme delegatsiooni liikmeid saabunult jäälõhkuja tasuja pardale, missuguse laevaga teostati ülelahesõit Soome. Delegatsiooni koosseisu kuulusid veel vabadussõjaaegne Viru rinde ülem kindral Tõnisson, Kaitseliidu ülem kindral Orasmaa, Naiskodukaitse esinaine proua Männik ja teisi. Juba ollakse Soome rannavetes. Laevale tuleb loots ning peagi Soome pealinnast Helsingis. Tasuja saabumisajaks Helsingi oli sadamas Eesti külalisi vastu võtmas hulk rahvast ning Soome sõjavägede ülemjuhataja kindral Östermann, Kaitseliidu ülem kindral Malmberg, mäenõunik Paloheimo ja teisi. Pidustuste haripunktiks kujunes Eesti vabadussõjas langenud soomlaste ühishaual peetud leinaparaad. Paraadi tervitas Soome vabatahtlike juhataja Eesti vabadussõjas kindral Vetser ja Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner koos Soome sõjavägede ülemjuhataja kindral Östermanni, Kaitseliidu ülema kindral Malmbergi ja professor Louhivooriga, kes oli Eesti abistamise komitee esimees. Tervituste ja kõnede järele mälestati Eesti vabadussõjas langenud soomlasi, asetades ühishauale pärgi. Soome vabatahtlike poolt asetas pärja kindral Vetser. Eesti sõjaväe nimel ülemjuhataja kindral Laidoner. Järgnes paraadimarss. Aukülalistele defileerib Soome sõjaväeüksus. Soome vabatahtlikud defileel. Mehed, kes 20 aastat tagasi vapralt võitlesid meie vabadussõjas. Paraadile järgnes Helsingi Rahvusteatris pidulik aktus, kuhu saabusid rivis Soome vabatahtlikud. Näeme aktuse külaliste saabumist. Eestlaste ärasaatmine Helsingist oli vennalikult südamlik ja uuendatud mälestused ühistest võitlusaegadest jäävad kauaks püsima.